tere! Oled sa kunagi mõelnud, et kuidas su arvuti teab, kust leida just see õige veebileht, kui internetis on neid ju miljardeid? Kogu selle maagia taga on tegelikult üks numbrirada, IP-aadress. Ja täna me just selle lahti harutamegi. Vaatame, mida need numbrid, mida sa ilmselt oled kuskil näinud, tegelikult tähendavad. Lähme! Okei, siin on meie plaan. Alustame täitsa algusest, eks? Kõigepealt räägime keelest, mida kõik arvutid kasutavad. Siis paneme sellest kokku IP-aadressi enda. Seejärel vaatame, mis on selle aadressi sees peidus ja kuidas see töötab. Räägime ka sellest, miks su kodune aadress erineb sellest, mida internet näeb. Ja lõpuks räägime sellest suurest probleemist, kui IP-aadressid hakkasid lihtsalt otsa saama ja kuidas see lahendati. See numbrijada, see on ilmselt sulle tuttav, eks? 192.168.1.1. Suure tõenäosusega on see su koduse ruuteri aadress. See on vist üks levinumaid IP-aadresse üldse. Aga mis see tegelikult on? Mida need numbrid tähendavad? See ongi see küsimus, millele me täna vastuse otsime. See pole tegelikult lihtsalt mingi suvaline number. Mõtle sellest kui keelest. See on nagu lause, mis on kirjutatud digitaalses keeles. Ja nagu iga keele õppimisel, tuleb ka siin alustada kõige algusest. Tähestikust. Niisiis, esimene samm, arvutite salakeel. Selleks, et me IP-aadressidest aru saaksime, peame me hetkeks unustama numbrid 0-9 ja proovime mõelda, nagu arvuti. Ja tead, arvutimaalem on tegelikult palju lihtsam kui meie oma. Seal on ainult 2 sümbolit, 0 ja 1. Meie, inimesed, kasutame külmet numbrit, et sale, ja terve tähestikku. Arvuti aga, tema jaoks on maailm palju lihtsam. Mõtle sellest nii. Arvuti on sisuliselt lihtsalt tohutu hulk pisikese lülitaid. Iga lülitis saab olla kas sees või väljas. Sees on 1, väljas on 0 ja see ongi kõik. See ongi kogu selle kahensüsteemi alus. Okei, see üksik 0 või 1 on bitt. See on nagu digitaalse info aatom. Aga et midagi päriselt öelda, on vaja sõnu, mitte ainult tähti. Nii et arvutid grupeerivad need bitid 8 kaupa ja seda 8 bitist koosnevat gruppi imetatakse oktetiks. Nüüd väike matemaatika. Kui sul on 8 kohta ja igas kohas võib olla kas 0 või 1, siis kokku on võimalik teha 256 erinevat kombinatsiooni. Ja see ongi põhjus, miks need numbrid IP-aadressis on alati vahemikus 0-255-ni. Aga kuidas siis need nullid ja ühed saavad meile tuttavaks numbriks, näiteks 192? Vaata, see on tegelikult päris lihtne. Igal positsioonil selles 8-kohalises oktetis on oma väärtus, nagu siin näha 128, 64, 32 ja nii edasi. Nüüd võtame selle näite. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Me lihtsalt vaatame, kus on ühed. 1 on 129 koha peal ja teine on 64 koha peal. Liidame need 2 kokku. 128 pluss 64 ongi 192. Ongi kõik. Nii see arvutamine käibki. Okei, tähestik on selge. Nüüd hakkame sõnu ja lauseid kokku panema. Ehk siis vaatame, kuidas nendest oktettidest, nendest numbritest saab kokku üks korralik IP-aadress. Tegelikult arvuti jaoks on IPv4 aadress lihtsalt üks pikk 32-kohaline nullide ja ühtede joru. Aga kujuta ette, kui me peaksime selliseid numbreid meeles pidama, see oleks ju hullumaja. Just sellepärast puhtalt meie inimeste jaoks on see jaotatud 4 osaks. 4 oktetiks, mida eraldavad punktid. Lihtsalt, et oleks kergem lugeda. Kõige lihtsam on mõelda sellest nagu postiaadressist. Täpselt nii, nagu tavaline postiaadress tagab, et su kiiri jõuab õigesse majja, õigele tänavale, tagab IP-aadress, et andmed, mida sa internetist küsid, jõuavad täpselt sinu arvuti või telefonini. See on lihtsalt su seadme aadress internetis. Aga asi pole tegelikult nii lihtne. Iga IP-aadressi sees on peidus veel üks kiht infot. See on tegelikult 2-osaline. Ja selleks, et sellest varjatud struktuurist aru saada, on meil vaja ühte abivahendit. Selle nimi on alamvõrgumask. Jätkame selle postiaadressi võrdlusega. Mõtle nii. Igal IP-aadressil on tegelikult 2 osa. Esimene on võrguosa, see on nagu tänava nimi. See ütleb, mis võrgus see seade asub. Ja teine on hosti osa. See on nagu majanumber. See määrab ära selle konkreetse seadmesel tänaval, ehk siis võrgus. Ja siin tekibki see oluline küsimuseks. Kust arvuti teab, kus see tänava nimi lõpeb ja majanumber algab? Kui sul on aadress 192.162.1.10, kas tänav on 192.162.1 ja maja on 10 või on tänav 192.162 ja maja on 1.10? Hea küsimuseks.
selle jaoks ongi vaja seda abimeest. See abimees ongi alamvõrgumask. See on põhimõtteliselt nagu dekooder või šabloon, mille sa paned IP-aadressi peale. Iga IP-aadressiga käib kaasas oma alamvõrgumask ja reegel on lihtne. Seal, kus maskis on ühed, see osa IP-aadressist on võrguosa ja seal, kus maskis on nullid, see osa on hosti ehk seadme osa. Vaatame nüüd, kuidas see päriselt välja näeb. Siin on meil IP-aadress ja alamvõrgumask, mõlemad kahendkoodis, üksteise all. Nüüd, kui sa vaatad maski, näed, et esimesed 3 osa on täis ühtesid. See tähendab, et IP-aadressi esimesed 3 osa on võrguaadress. Viimane osa maskist on täis nulle. See tähendab, et IP-aadressi viimane osa on seadmeaadress. Nii lihtne see ongi. Arvuti saab kohe aru. Okei, liigume nüüd natukene praktilisemaks. Räägime sellest, miks see IP-aadress, mis on sinu läpakal kodus, ei ole tegelikult see sama aadress, mida näiteks Google näeb, kui sa nende lehele lähed. Need on 2 täiesti erinevat maailma. Mõtle nii, privaatne IP-aadress on nagu su korteri number kortermajas. See on oluline ainult selle maja sees. Sinu kodus on igal telefonil, telekal ja arvutil oma privaatne IP. Aga avalik IP-aadress, see on selle korterimaja aadress, mida postiljon näeb. See on see üks ja ainus aadress, mida kogu internet näeb ja mille annab sulle sinu internetipakkuja. Selleks, et kõik saaksid oma koduvõrkudes samu aadresse kasutada, ilma et tekiks segadust, ongi kokku lepitud kindlad vahemikud. Neid nimetatakse privaatseteks vahemikiks. Ja see kõige kuulsam ongi see 192.168-ga algav vahemik, mida kasutatakse kodudes. Just sellepärast ongi väga tõenäoline, et sinu naabril on täpselt sama privaatne IP-aadress oma arvutil. Ja see on okei, sest need aadressid ei paista internetti välja. Aga kuidas siis kõik su seadmed, millel on need privaatsed aadressid, saavad internetis käia? Siin tulebki mängu sinu kodune ruuter ja tehnoloogia nimega NAT. Mõtle oma ruuterist kui kontori administraatorist. Kui sinu arvuti tahab midagi internetist, siis ruuter võtab selle soovi, paneb sellele peale oma ühe ja ainusa avaliku aadressi ja saadab teele. Kui vastus tagasi tuleb, teab ruuter täpselt, millisele seadmele see sinu kodus edasi anda. Päris nutikas, eks? Ja lõpetuseks räägime ühest suurest probleemist. Probleemist, mis tegelikult NAT-i sarnase tehnoloogiat üldse ellu kutsus. See oli probleem, mida interneti algusaegadel keegi ette ei näinud ja mis viis meid täiesti uue IP-aadresside põlvkonnani. See siin on IPv4 aadresside maksimaalne arv, natuke alla 4,3 miljardi. Kui internet loodi, siis tundus see täiesti absurdselt suur number. Mõeldi, et sellest ei saa ju kunagi puudu tulla. No, nad eksisid. Ja päris rängalt. Interneti kasv oli lihtsalt plahvatuslik. Iga arvuti, iga telefon, iga server, iga nutikell, kõik vajasid oma aadressi. Ja siis, aastal 2011, juhtus see, mis pidi juhtuma. Viimased vabad IPv4 aadressid anti välja. Need said lihtsalt otsa. Maailm seisis silmitsi oma esimese digitaalse kinnisvarakriisiga. Õnneks oli lahendus juba olemas. Selle nimi on IPv6 ja see on hoopis teisest liigast. 32 biti asemel kasutab see 128 bitti ja see vahe on lihtsalt mõistusvastane. Tulemuseks on 340 undetsiljooni aadressi. See on 340 ja seda ka 36 nulli. Et seda perspektiivi panna, see on piisavat aadresse, et anda igale liivaterale siin planeedil oma unikaalne IP-aadress ja jääks veel ülegi. See on lahendus, mis niipea otsa ei saa. Nii et jah, me oleme näinud seda teekonda, kuidas lihtsatest nullidest ja ühtedest saab lõpuks aadress, mis ühendab terve maailma. Ja nüüd selle uue põhimõtteliselt lõpmatu aadressiruumiga, see jätab õhku ühe suure küsimuse. Kui aadresside arvujon on kunagi probleem, siis mis on järgmine asi, mille me internetti ühendame? Tänan kuulamast ja kohtumiseni!